Tere head vaatajad, mina olen Nele Kullerkupp ja see on saade Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala kõmulisemad uudisteemad. Kohalike valimiste järel lainetus on möödas ning esimesed pinged ja emotsioonid lahtunud. Pealinnaski hakkavad võimukõnelused ilmet võtma, milliseid järeldusi nende valimiste pinnalt taga teha ning millest kõnelevad värsked erakondade populaarsusreitingud. Seda arutan enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on riigiteadlane Leif Kalev. Tervist! Tere! No ma esitan teile 10 kas-küsimust ja ootan selliseid konkreetseid ja toredaid vastuseid. Alustame. Kas Kristen Michal on olnud Reformierakonnale hea juht või praeguse kehva reitingu võib just tema arvele kirjutada? Pigem Michal pidi ikkagi alustama üsna kehvast seisust, et küsimus on selles, et kas ta on suutnud seda kehva seisu kuidagi parandada. Ja siin on ilmselt vastused kahtepidi, et ta on ju erakonna organisatsiooni teatud määral muutnud ja neil on seal mitmed uued inimesed just selles sekretariaadis ja võib-olla ka piirkonna organisatsioonides ja nad minu arust edutavad ka natuke nüüd uut põlvkonda. Aga see avalik toetus ei ole ju kuidagi paremaks läinud. Ja mõned sellised operatsioonid jäävad raskesti hoomatavaks, nagu see suvine Tallinna mäll. Et on nad endale nagu selles mõttes teinud karuteene sellega, et üritavad võib-olla liiga palju muuta ja seetõttu ütleme siis selle vanema ja noorema generatsiooni vahel on seal ka ju sellised arusaamatused. No mul on tunne jah, et Reformierakonnal on selline aeg, kus ta ühelt poolt kasvas liiga suureks. Tal on ikkagi umbes 40 kohta Riigikogus ja kuivõrd Eesti 200 on küllaltki palju ikkagi paratamatuste ees, siis Reformierakonnal on praktiliselt häälte enamus Riigikogus. Nii head ajad tavaliselt toovad kaasa liiga palju erinevaid soove. Ja mulle ka tundub, et Reformierakonnas need erinevad soovid on praegu üsna nagu olemas. Nad ei ole väga avalikult esil. Ja kui nüüd sellise soovide erinevusega kaasneb halb aeg, siis on üsna halb kokteil ka kokku segatud. Nii et meisterlik on juba see, kui erakond sellest läbi tuua. Nii et ta ikka jääb nagu arvestatavaks tegijaks. Isamaa otsus moodustada pealinnas võimuliit Keskerakonnaga ajas Michalil harja punaseks. Kas peaministri sõnavõtud pealinnas toimuva osas ning Isamaa suunaline kriitikalaviin näitavad poliitilist ebakindlust või valijale sihitud teadlikku poliitmängu? Võib-olla natuke seda ebakindlust siit ja sealt ikka kumab läbi, et kui suvel on jutt, et erakonna esimees ei tegele Tallinna asjadega ja siis jälle juba siin sügise poole tegeleb. On 2 jalaga sees, ütleme. Siis päris nagu head järjepidevust ei näita. Aga laiemalt ma arvan küll, et paljud erakonnad proovivad mitte ainult ennast välja elada, vaid juba valmistuda Riigikogu valimiste niisuguseks tooni andmiseks. Kampaaniat veel ei ole liiga vara, aga proovitakse, et äkki õnnestub kuidagi inimeste mällu jätta mingeid jälgi ja ehitada kas siis vaenulikust, vastikust või äkki mõnikord ka mingit toetust üles. Ja ma arvan, siin põimuvadki niisugused nagu valimistega seotud emotsioonid ja siis teiselt poolt ikkagi juba see mõte edasi Riigikogu suunas. Kas kiirkorras kliimaseaduse nügimisega tulistab valitsus endale jalga, et ettevõtjad on segaduses ning kriitilised praegu? Mul on seda isegi raske kommenteerida, sest ta ju kord nügitakse ja kord ei nügita. Et selles mõttes siin ka ei ole nagu täit järjepidevust. Kord ta tuleb kohe, siis ta võib-olla ei tulegi ja nii edasi. Nii et võib öelda, et selle valitsuse märksõna on see, et järjepidevus puudub? Ma arvan, et nad proovivad nagu leida niisugust õiget tooni. Ma muidugi ei tea, kuidas nad seda ise seletavad, aga mulle tundub, et nad... Et mis võiks rahvale peale minna ja reitingut uuesti tõsta? Ühtpidi saab nii öelda, aga teistpidi ju iga valitsuses peabki omama mingit loogilist tegevusjoont, millega nad ise ka rahul on. Et ilmselt nad saavad aru, et natuke tuleb teistmoodi teha, aga kuidas täpselt seda, et see ka kokku kõlaks üle erinevate valdkondade, seda nad nagu otsivad. Tänaseid reitinguid vaadates,
Kas on tõenäoline, et inimeste protesti häälte tõttu Reformierakond enam järgmist valitsust ei moodusta? Elame-näeme, 1,5 aastat on pikk aeg, et võib veel erinevaid asju juhtuda. Et kui praegu oleksid valimised, siis Riigikogu oleks ju täiesti teist nägu. Aga aega on, vaatame, kuidas sündmused arenevad. Kaja Kallast ju ka mingis mõttes päästis Putin oma rünnakutega, et kes teab, mida kõike võib juhtuda. Kas Eesti 200 aeg on ümber, et nende reiting pole olnud kunagi madalam kui täna ning kohalikud valimised näitasid valijate leiget suhtumist nendesse? Raske on jah näha, mis on nüüd see võluvits, millega nad nagu uuesti leiavad laialdast toetust. Et nad on suutnud natuke näidata, et nad päris kõiki asju täpselt samamoodi ei mõtle kui Reformierakond, aga samas nad kõnetavad ikkagi hästi sama osa valijaskonnast. Et kui sul on valida siuke ikka 10% partei, kellel on nagu kasvulootus ja siis seal see 2-3% partei, kellel on raskused, siis just see valijasegment, ma arvan, hakkab kõvasti mõtlema. Nii et jah, neil saab olema erakordselt raske. Ühelt poolt on Reformierakond nagu loomulik koht paljudele nende valijatele ja teiselt poolt selline mitte reformierakondlik parem agenda on parempoolsete kätte kuidagi kandunud, kes on terake võib-olla mitte nii võitlevalt liberaalsed, aga on selgelt parempoolsed. Et nüüd nad on kahe nagu erineva tõmbe keskel oma väikse valijaskonnaga, nii et see saab olema väga meisterlik, kui keegi need sealt välja toob. Kas Keskerakonna jaoks oli pääsemine pealinna võimukatla juurde enne Riigikogu valimisi võit või mitte? Opositsioonis istudes on ju alati lihtsam end kuuldavaks teha ja öelda seda, mis meelel on. Esiteks nad veel ei ole linnavalitsus, ainult läbirääkimised on, kuigi vist lootust andvad nii palju, kui ma aru saan. Aga see on neile suur võit pigem, et kui sa oled igal pool opositsioonis ja ainult virised, see on ikka üsna kehv lugu, et kui sa saad kuskil ennast näidata, kus sa nagu suhteliselt oskad ka, ma arvan, Keskerakonnal Tallinnas valitsemiskompetentsi on tänu see pikale staažile, eks on eri asjaolust, aga kindlasti on ka kompetentsi, et nad saavad ennast kuidagi positiivselt näidata. Ja kui me mõtleme sellele eelmisele linnavalitsusele, mis oli selline kirju koalitsioon, väga dünaamiline kommunikatsioonile palju tuginev, siis võib-olla siuke praktilisema oskamise võti läheb linlastele päris hästi peale, eks saame näha. Kas parempoolsed on tulnud selleks, et jääda või noppivad nad praegu lihtsalt protestihääli kohalikel valimistel? Ütleme nii, et nad on jõudnud sellesse seisu, kus nende edu ei sõltu ainult enam teiste ebaõnnestumistest. Et tavaliselt see niši tekkimine on ikkagi eriti parem tiival Eestis väga raske. Aga nad on veel kõvasti selles järgus, kus nende edu sõltub väga palju just nende enda tegevusest nüüd, et nad ei kaotaks pead, üsna rahulikult võtaks seda esmast edu, saaks aru, et see ei ole nagu läbilöök veel otseselt, see on nagu esimene samm ja ehitaks sellist pikka plaani. Ja õnneks seal on nagu mitmed inimesed ka ikkagi korraliku poliitilise karastuse ja kogemusega, et äkki seal on need eeldused, aga miski pole tagatud. Enamik parteisid, mis on tulnud uutena, eriti paremtiival on läinud hingusele. Vabaerakond ja Eesti 200 ju samuti, nagu me praegu näeme, et nad nopivadki vist need samad protestihääled, pettunud valijate hääled, kes ootavad muutust. Aga kui seda ei tule, siis vist ongi kõik. See on üks segment, kes võib-olla tahaks midagi muud. Neil ikkagi teatud nagu maailmavaateline arusaam on, aga ei ole nagu sellist kindlat tunnet, et see on nüüd see õige erakond, et nad annavad võimaluse, vaatavad, kuidas läheb ja enamalt jaolt kipuvad minema kõndima. Et äkki parempoolsed leiavad parema klapi või hoopis mingi teise valijate niši. Ei saa ka üldse välistada, ei pea võtma tingimata päris täpselt sama valija segmenti. Kas tasakaal vasak ning parempoolsete parteide vahekorras Eestis on paigast nihkumas või on meil palju sellist niinimetatud, ütleme siis, halli ala ja vähem äärmuseid?
Noh, mingis mõttes ta on ju kogu aeg nihkes olnud, et ta korra läks paremaks kuskil 2010. paiku, kui oli seal paremparteid kuskil 55% ja vasakparteid 45%. Enamalt jaolt on ju see konflikt nagu olnud pigem erinevate paremparteileeride vahel, kes siis otsivad nagu liitlasi isegi üle välja. Et kui sa viitad sellele, et poliitika on nagu tehnokratiseerunud ja väga sageli see poliitstrateegia on see, et kõigile kõike paremat välja arvatud neile, kellele siis parajasti halvemat, siis see muidugi on juhtunud, et parteid pakuvad tõesti erinevatele rühmadele niisugust, noh, neid kõnetada võivad sisu, et kas on halb? Pigem mitte, et ütle rahvapartei tüüpi partei peabki suutma kõnetada paljusid valijarühmi, ta peab ikka saama palju hääli, siis ta on rahvapartei. Et selline nagu puristlik nišipartei, see on teine projektitüüp ja neid on ka alati, aga noh, sellega üldjuhul ei purjeta nagu teatud valijaskonna hulgast ülespoole, siis peavad olema erakorralised asjaolud. Et selline nišipartei on juba väga tubli, kui saab 10%, kui saab 20%, on see peaaegu et ime. Kas erakondade paljusus on demokraatia seisukohalt tugevus või killustab liigselt poliitmaastikku? Noh, pigem ikka tugevus selles mõttes, et erakond on ju koht, kus inimesed poliitiliselt organiseeruvad nagu mitmekülgsemalt kui üks teema. Et see on ju väga hea, kui meil on inimesi, kes viitsivad organiseeruda ja toimetavad, tegutsevad. Nüüd teistpidi, kas oleks hea, kui meil oleks parlamendis 20 erakonda, siis kindlasti mitte. Et need suured erakonnad peaksid ka olema. Nii et selline suur seltskond, suurte seltskond, seal noh, tavaliselt Eestis 5+ midagi. Ja siis neid väikseid, kus on palju vabam ja niisugune katsetavam see erakonna tegemine, aga ikkagi poliitikakogemused tekivad. Ma arvan, see on ainult positiivne. Aga mida rohkem on liigendatud erinevate erakondade vahel see koalitsioon, seda rohkem lihvitakse neid nurki maha, mille poolt inimesed tavaliselt just enda hääle annavad. Et kas valija kaotab selles? Ma ei ole kindel, kas ta kaotab, äkki ta hoopis võidab, kui saab paremini tasakaalu need asjad. Et kui sa pressid liiga ühte äärde ära, siis küll tuleb see vastureaktsioon. Kui ta on juba natukenegi tasakaalus selle sama koalitsiooni tõttu, siis ta äkki jääb püsima ka. Kõikide valimiste juures on tavaliselt teema või kaart, millega valijaid hirmutatakse, et olgu selleks siis rändekriis, koroonakriis, Vene kaart ja nii edasi. Kas oskate öelda, mis võiks kujuneda 27. aasta parlamendi valimiste põhiliseks nii-öelda hirmutamisfaktoriks? Noh, veel me ju seda ei saa öelda, et eriti väliskeskkonna tõttu, et loogiliselt saab siin jälle see Vene teema tulla, aga vaatame, kuidas Ukraina sõda areneb. On võimalik hirmutada kuidagi viisi roheteemadega, see on praegu üsna moes. Siis saab hirmutada võib-olla niisugustes kultuurisõdade võtmes, see oli moes võib-olla rohkem 10 aastat tagasi, aga äkki soojendatakse üles. Vaesuse teemad on nii haljad, millega saab tegeleda. Nii et neid potentsiaalseid konfliktitelgi on, aga jah, praegu ei ole seda põhikonflikti veel näha. Aga kas on üsna kindel, et Eesti poliitika, Eesti erakonnad tavaliselt ehitavad enda kampaaniad üles siiski nii-öelda vastandumispoliitikale, et kedagi tuleb halvustada selleks, et näidata, et ise oleme paremad, et sellist sisulist kampaaniat on meil ju suhteliselt vähe. Võib-olla selles mõttes jah, et kampaania on üsna kuvandiline, et üks lühikesed loosungid, aga teiselt poolt ma arvan, Eesti on ikkagi pigem nagu mõõdukalt viisakas koht, et meil ei ole ainult see hirmu, viha ja vastikuse ehitamine, et meil on ikka palju positiivseid sõnumeid ka, et erakonnad ikkagi ütlevad, mis nad tahavad. Võib-olla ka seda, et jah, üks on niipidi paha teistest ja teine naapidi, aga see ei ole ainult negatiivne kampaania, mida Eestis tehakse ja kui sa nagu vähegi otsid, sa leiad kindlasti üles, mida see või teine erakond seab sihiks oma programmis. Et alati saaks see poliitdebatt olla natuke kuidagi paremini seotud ka poliitika tagajärgedega, ehk mida tahetakse praktilise valitsemise puhul teha või mis nagu päriselt toimuma hakkab pärast neid programme ja valimistulemusi.
aga ütleme, nagu natuke aimu ikka saab, kui sa loed selle või teise programmi, et mis siis tulema hakkab. Leif Kalem, ma tänan teid nende vastuste eest. Aitäh kutsumast! Ajakirjaniku töö üks põnevamaid osasid on see, et see viib sind kokku inimestega, kellega muidu ehk kokkupuude või ühisosa puuduks ning kohtadesse, kuhu niisama ei satuks. Kolleeg Angelina Lonn on viimastel päevadel jälginud päris lähedalt ning erinevate külgede pealt politseitööd. Kuidas politsei ja meedia koostöö toimib, seda Angelinaga kohe ka arutame. Tervist! Tervist! No mis põhjustel? Sa ütlesid just eelnevalt, et 3 päeva järjest oled sa saanud politseiga sellist koostööd teha, et mis põhjustel oled sa nende tööd siis viimastel päevadel jälginud, mis need sündmused on olnud? No päris koostöö see ikkagi ei olnud, et pigem olen kajastanud päevakajalisi sündmusi, mille üheks osapooleks oli politsei, väga oluliseks osapooleks. Et ma arvan, et siinkohal kõige olulisem on kindlasti see esmaspäevane juhtum, kus siis Tallinna Polütehnikumi õpilane tuli kooli relvataolise esemega ja sellega seoses siis kõik need pühapäevased ähvarduskirjad haridusasutustele. No milline see politsei, ütleme siis reageering tavaliselt on, kui ajakirjanik läheb sinna koha peale ja üritab saada neid kommentaare, et kui altit nad on neid jagama ja kuidas selline omavaheline töötamine siis toimib? No enamasti sa ikkagi päris kiirreageerijalt kommentaari ei saa, et ikkagi pead tegema koostööd rohkem mitte nii-öelda esmareageerijatega, vaid kommunikatsiooniinimestega. Aga see koostöö üldiselt on olnud operatiivne, kiire ja mõlemale poolele ikkagi kasulik, ma arvan. No räägi meile natukene sellest esmaspäevasest juhtumist, et kuidas politsei sellele reageeris ja mis seal edasi sai? No kõigepealt oli saadud välja lühike kommentaar, et üks õpilane tuli siis relvataolise esemega ja politsei töötab koha peal ja on alustatud menetlus. Seejärel kogunes ka pressikonverents, et alguses off the record ajakirjanikele ja seejärel siis oli võimalik teha intervjuusid. No ma saan aru, et teil oli politseiga vestlus sellest, et kuidas erinevaid teemasid meedias tuleks lahata. Et mis see nende seisukoht nendes asjades on? No siin on väga oluline point on see, et nii politseil kui ka ajakirjandusel on omad eesmärgid. Aga mida peab mõistma on see, et nad ei ole üldse erinevad, et me kõik ju tahame, et Eestis oleks hea ja turvaline elada, lihtsalt võib-olla ajakirjanikud keskenduvad rohkem siis info avaldamisele ja politsei mõtleb rohkem sellele, et mis info avaldamine siis kahjustab või ei kahjusta kuidagi nende tööd. Aga kas on juhtumeid, kus see kahjustab nende tööd, et too mulle näited, et mis see võimalik asjade käik oleks, mis võiks segada kuidagi nende tööd või tuua kaasa siis pigem negatiivsed tagajärjed? No seda on teada, et vägivald taastoodab vägivalda ja siis valeinfo levib tohutult kiirusel, eriti siis, kui ta päriselt otseselt puudutab inimeste turvatunnet. Et see relvaähvardus ongi selline suurepärane näide, millele keskenduda siinkohal, sest paratamatult tekivad, seda on öelnud politsei ka varasemalt, seda on öelnud ka erinevad teadlased, kes on seda teemat uurinud, et mida rohkem tähelepanu selline provokatsioon saab, seda rohkem tekib igasugused jäljendajaid ja sellised copycatte, kes siis arvavad, et see on väga naljakas, et levitame ka sellist sisu ja nii see lumepallina veerebki, et suuremaks ja suuremaks. Aga ajakirjanikuna sellist infot sa ju ometigi kinni hoida ei saa ühiskonna eest. Et kust leida see tasakaal? Jaa, muidugi see üks osa on see, et sa ei saa kahel põhjusel seda kinni hoida, ma arvan. Esimene põhjus on see usaldus, et ikkagi, kui me kõik teame, kui meil on sotsiaalmeedia, kus see kõik levib ja ajakirjandus ei kirjuta sellest,
siis see tähendab kahte asja. Kas ajakirjandus ei pea seda enam uudisväärtuslikuks? Ehk siis see on nii normaalne, nii tavapärane, et see ei ole enam uudis. Ja teine on see, et ajakirjandus mingil põhjusel vaikib nii-öelda asja maha. Ja ühelt poolt me kõik ju tahame olla toredad inimesed, me kõik tahame, et meil Eestis oleks hea elada, et meil oleks turvaline, et meil ei oleks selliseid provokaatoreid ja meil ei oleks koolis mingisuguseid relvaähvardusi, aga teiselt poolt, kui me ikkagi näeme seda, siis see on uudisväärtuslik, see on avalikkusele väga oluline ja siinkohal ongi, ma arvan, kõige parem, et me teeme koostööd, tõepoolest teeme koostööd politseiga ja nad on selles suhtes väga koostööaldid olnud ja nad on olukorda ka selgitanud täiesti inimlikult ja lihtsalt, et meil oli võimalik kõiki neid küsimusi küsida. Meil oli võimalik saada inimestele see sõnum, et tegelikult kõik on turvaline, tegelikult paanikaks põhjust praegu pole ja kui oleks, siis inimesed saaks seda meie ja ka politsei käest teada. Kui tihti sa ise ajakirjanikuna seisad sellise, ütleme, dilemma ees, et sa pead mingisugust infot selekteerima, et sulle tundub, et midagi ei tasu, ütleme siis avaldada lehes, aga et midagi peaks kindlasti sinna jõudma. Et oled sa kunagi olnud sellise valiku ees, et sa jätad midagi ära? Jaa, muidugi ma arvan, et kõik, kes on ajakirjanduses töötanud, on selle valiku ees olnud. Ja sellel võib olla täiesti mitu põhjust, on see kannatanu kaitse, on see jällegi see vägivald, see sisu taastootmise vältimine ja võivad ka teised põhjused olla, et nagu ka enesetappude puhul, et me ei kirjuta ju enesetapu viisidest ja ei kirjuta detailselt üksikjuhtumeid, sest me teame, et see on tõestatud, et inimesed võivad seda jäljendada. Ja ma arvan, et ma olen päris tihti kokku puutunud sellega, et ma pean kirjutama, aga ma pean kirjutama nii, et see ei teeks kahju, sest see põhiprintsiip ka ülikoolis õpetatakse meid ju nii, et ajakirjanduseetika kõige olulisem punkt ongi see, et sa teed nii, et see ei teeks kahju. Sa mainisid ise siin eelnevalt juba seda sotsiaalmeediat, et nii paljud uudised jõuavad sotsiaalmeediasse ja et sellest johtuvalt ei saa ajakirjandus enam mingeid teemasid kinni hoida, sellepärast et sotsiaalmeedia kaudu inimesed nagunii saavad sellest teada ja siis nad ootavad justkui seda, et ka meediaväljaanded nendest teemadest räägiksid. Et kuidas sa ise tunned, et sotsiaalmeedia areng on sinu tööd mõjutanud? Ja see tegelikult on väga hea küsimus ja see tegelikult on hästi oluline ka meediauuringutes. Me oleme nii ülikoolis kui ka teiste ajakirjanikega teistes meediamajades rääkinud hästi palju sellest, et võib-olla see eetikakoodeks, mis meil on olnud juba pikemat aega, üle 20 aasta kehtiv, see ei arvesta enam tänapäeva nüanssidega, et kui meil ikkagi igaüks on sisulooja, igaüks postitab midagi sotsiaalmeedias, igaüks repostib, igaüks taastoodab midagi, siis see ajakirjaniku klassikaline väravavahi roll ei toimi enam samamoodi, nagu ta toimis võib-olla 30-50 aastat tagasi, et me ei suuda ikkagi filtreerida seda infot enam nii palju, sest sotsiaalmeedia ongi üks suur selline väljakutse meile kõigile. Ja ka politsei on öelnud, et nemad võitlevad nende platvormidega selle sisu eemaldamise eest ja see ei ole alati nii lihtne. Nii et minu tööd see on mõjutanud nii, et ühelt poolt tulevad teemad, tulevad uued allikad, tulevad uued vaatenurgad ja teine pool on see, et ma ei saa enam teha sellist klassikalist ajakirjandust, nagu võib-olla keegi kolleeg on teinud 30-50 aastat tagasi. Aga kui sotsiaalmeedias, nagu sa ise just ka mainisid, on see infomüra tegelikult niivõrd suur ja sinna sekka satub ka väga palju valeinfot, et kui tõepoolest seda keegi postitab edasi, lisab sinna mingi omapoolse fakti, mis ei pruugi tõele vastata näiteks, siis kas ajakirjanikuna sa tunned kohustust, et kui inimene satub segadusse sotsiaalmeedias, et sina selles meedia väljaandes üritad talle anda võimalikult lihtsat
ja konkreetset infot, et ta ei kaoks ära sinna sotsiaalmeedia rägastikku. Ja see ongi see põhjus, miks me tahame nii väga seda infot politsei käes saada kohati, sest paratamatult ajakirjanikud on ka ju inimesed ja ka meil on juhtunud, õnneks ei läinud avaldamisele, aga meil on juhtunud ka selliseid eksimusi, kus me oleme vaadanud mingisugust asja ja me oleme arvanud, et see on nagu üks asi, aga tegelikult on see seotud üldse teise sündmusega. Et me oleme ka inimesed, me anname ennast parima selle info kontrollimisel, aga me ei saa enam loota niivõrd enda peale nii palju, meil on vaja ikkagi teha koostööd, sest tänapäeva tehnoloogia võimaldab igasuguseid deepfake, igasuguseid see valeinfo lihtsalt meeletus koguses, meeletu kiirusega levib ja me ei ole alati, tuleb tõdeda, et me ei ole alati kiirem, kui see valeinfo levib. Angeliina, igatahes jõudu sellel keerulisel teel ja keerulises töös. Meie viime selle küsimuse nüüd aga Tallinna tänavatele, kus uurisin rahvalt, kas on teemasid, millest meedia nende hinnangul pigem vaikima peaks. Kas on mingeid teemasid, millest meedia ei peaks rääkima? Ma ei tea, ei ole vist. Ikka peab rääkima kõigest. Kindlasti mitte. Ma usun sõnavabadusse, aga see on nagu oluline, kes ja mida ütleb ja mis sõnumit see kannab. Et ma arvan, et seda on oluline tähendada, et kui sa midagi ütled, et see kedagi ei teeks kellelegi haiget. Võib-olla ütleme, et taustauuringut võiks paremini ja rohkem teha, et näiteks mitte niimoodi suvaliselt hakata mingit asja üles keerutama, vaid peaks nagu hästi täpselt uurima, et kas ja kuidas ja siis ilusti rääkima, et ma ei näe, et oleks vaja millestki vaikida, pigem rohkem rääkida. Võib-olla on pigem sellised, kui on nii-öelda jutt igavaks tehtud, et ikkagi kaasahaarv tekst peab olema ja siis võib kõike lugeda. Nii et teemade valikust te ei leia, et oleks midagi sellist, mida peaks ära jätma? Mul otseselt küll ei tule, võib-olla nagu rohkem positiivsust ellu, et kõik on nii must ja masendav ja kõik see ümberringi on ka hall, et natukene võib-olla positiivsemalt lihtsalt rohkem läheneda elule. Ma arvan, et isiklikku elu on liiga palju ette rebitud kõigile silm. Kes pakub ise, keda uurib ajakirjandus jälgib, et ei ole huvitav. Väsitab? Väsitab. Aga kui me räägime näiteks krimilugudest ja on selline mõte, et vägivald taastoodab vägivalda, et keegi saab inspiratsiooni kellegi teise kuritegudest, kas sellest mõttest johtuvalt võib-olla peaks vähem kuritegudest kirjutama? No ma arvan, et ikka peab rääkima. Nendest peaks rääkima siis, kui on suurem probleem üles keerutatud, et miks neid juhtub rohkem, eks ole, siis sellega nagu aktiivselt tegelema, et ikka peab rääkima, jah. Et pigem on just hea, kui tuuakse need võikused inimeste, et teaks neid vältida? No jah, et mis inimesed liiguvad meie seas? See on väga lihtsustatud küsimus, et teemadest annab rääkida erinevalt, et sellest põhimõttest, loogikast ma saan aru, et kui sellest räägid, et siis mõnele on see inspiratsioon, mitte ei ole ainult kohutus, aga siin ongi viis, kuidas seda presenteerida, et panna sinna ka see konnotatsioon külge, et ma arvan, et see ei ole nii must ja valge. Me peaks tegelikult jälgima, et sellist kuritegelikku ühiskonda üldse ei tekiks, ennetama seda nagu nii-öelda. Aga see ei käi läbi sellise totaalse kontrolli ja valvamise. Ühiskond peaks olema selline, mis ise toodab häid emotsioone, mitte ei meelita kuritegudele. Head vaatajad, selliseks meie saade seekord kujuneski. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify'st. Kohtume teiega taas ikka Õhtulehes juba järgmisel reedel.